Nüüd on meil võimalus kogeda väikest videotervitust ehk videosõnavõttu. Maarja Tõnisson nimelt ei saanud täna siin meiega olla ja saatis meile video. Hetk läheb aega sellega. Jah, sobib ka nii, et lükkame video vaatamise veidi edasi. Ja siis, kui sobib, ma paluks siia Triinu Upkini. Tere! Mina vist ei ole, ma kahtlustan, ei ole kõigile tuttav. Nimelt olen mina rahvuspalleti artist. Hetkel liiga suure kõhuga. Ballett on oma aja ära elanud. Ja ta on alati olnud oma aja ära elanud. Sellest ajast peale, kui ta õukondades tekkis. Ja millegipärast saan mina ikkagi selle tegemise eest palka ja millegipärast inimesed käivad saalis seda siiamaani vaatamas. Ja ma tahan proovida mõelda, et miks see siis nii on. Esiteks, kui Louis XIV. 17. sajandil oma edevusest balletile sellise professionaalse aluse pani, siis see oli eelkõige selline meeldiv keha kultiveerimise vorm, võrreldes frustratsiooni tekitava spordiga. Ja see meeldivuse printsiip on selline äärmiselt oluline aspekt balleti juures. Nüüd edasi, romantismis tõstis baleriinid varvaskingadele ja baleriin pidi kehastama siis midagi sellist ebamaist, väga kaunist ja ihaldusväärset ja kättesaamatut. Siis sellega sai aluse selline tõeline balleti naisartisti ehk siis baleriini fetišeerimine. Ja see jätkus klassikalises balletis, kus lisaks varvaskingadele tõusis seelik nii lühikeseks, et on siis klassikaline tülle, mis jätab jalad terves ulatuses paljaks või näha. Ja see mingis mõttes nagu vabastas selle naise keha oma sellistest sotsiaalsest etiketist või normidest. Ja see fetišeerimine toimub nagu mingisugusel uuel seksuaalsel tasandil või selles mõttes, et see ei ole enam nagu kehaline seksuaalsus. Ja selle tõttu sellise väga raske treeninguga tehakse balletiartistid siis sellisteks institutsionaliseeritud kehadeks ja nad on mingis mõttes nagu ebakehad. Ja jah, see kaotab meelega nende individuaalsuse, aga seda ei tohi näha tegelikult üldsegi negatiivselt. Vaid vastupidi, see annab tegelikult koreograafile, lavastajale ja ka tantsijatele endale mingisuguse uut sorti vabaduse astme. Et sa ei ole enam oma, kuidas siis, et sa ei ole sina. Mingis mõttes tõepoolest, kui sa lähed lavale, sa oled ebakeha, sa oled vahend. Ja ma kordan, see ei ole sugugi negatiivne asi. Nüüd, kui meenutada näiteks Juri Lotmani sõnu, et kunstilises tekstis sisu ja vormi ei saa üksteisest eraldada, siis balletist mõeldes tuleb seda eriti kogu aeg endal kuklas hoida, et tihti peale see vorm dikteerib tegelikult sisu. Ja sellepärast, et nüüd need ebakehad, nad on nii üle fetišeeritud, et nendest tegelikult on saanud sellised väga keerulised kultuurilised tekstid ja baleriin on tahes tahtmata mingisugune ülistusobjekt. Et oi, sa oled baleriin. Teate, kui hästi see mõjub alati, kui seda kellelegi öelda. Inimesed on kohe nagu wow. Et see millegipärast see töötab ja siiamaani see nii on. Ühesõnaga see ülifetišeeritud ülikeha, see ebakeha, mis on ka tegelikult ülikeha, nõuab, et see vorm, millest teda presenteeritakse, näitaks teda siis sellisena ülimana. Ja selle vormi loomine võib olla vahel raske, et see siis tõesti oleks selline sobiv.
nii. Ja ühesõnaga see, et see vorm ja sisu on üksteisega niivõrd seotud või see, et vorm väga tihti dikteerib balletilavastuse sisu, sellepärast, et neid kehasid on vaja näidata just nii ja just sellises raakursis ja just see baleriin peab olema see kõige tähtsam ja nii edasi, neid nõudeid on väga palju, siis mingis mõttes on see nagu balleti rist ja viletsus, aga teisest küljest on see tegelikult ka selle tugevus. Ja kui nüüd meenutada veel, et see ballett peab olema esteetiliselt, tähendab visuaalselt esteetiline, siis tegelikult ballett on väga võimas väljendusvahend, kui seda õigesti kasutada. Ja need justkui oma isiksuse kaotanud balletitantsijad, kes on samas tegelikult täiesti sellised ülikehad ja ihaldusobjektid. Kui neid osata õigesti kasutada, kui koreograaf on teadlik sellest, et nad on nii rikkad kultuuritekstid, need tantsijad ise. Ja kui lavastaja oskab kogu selle teksti ja märkidega suhestuda õigesti, siis võib luua vormi, kus võib luua väga tugeva sisuga vormi, mis on vaadatav ja arusaadav absoluutselt kõigile. Lihtsalt paraku on väga raske balletis leida selliseid lavastajaid. Ja samas balletti muidugi ka viljeletakse nii palju, et lihtsalt tegijaid on väga palju. Ja need tõeliselt õnnestunud sellised maailma mastaabis õnnestunud balletilavastused, neid kahjuks ei ole väga palju. Aga ma lihtsalt loodan, et siia Eestisse nad jõuavad ka ja ega meil on ka ju õnnestumisi olnud. Nii et ma lihtsalt tahan teile põhiliselt rõhutada seda, et see balletiartisti selline näiline lõuendiks muutumine või see institutsionaliseeritus, see ei ole miinus. Vastupidi. Aitäh!